videolõunatund Nõmme raadios. Tere ja mõtlev Nõmme raadio kuulaja, vaataja. Minu nimi on Kertu Luisk ja see siin on Vabaduse hääl. Saade järjekorra numbriga 111. Asume asja kallale. Vist ei olnud 111, aga mis vahet seal on. Oluline on sisu ja ma loodan, et ma suudan jätkuvalt teieni tuua sisu, mis paneb mõtlema, paneb nägema mingeid asju teise nurga alt või lihtsalt vaadata selle pärast, et ei meeldi. See on ka variant. On selliseid sadomasohhiste, kes vaatavad asju, mis neile ei meeldi ja siis kiruvad. Nii nagu meie vaatame neid tava uudiseid ja kirume, on ikka valetajad, petised, sulid ja meedia teeb katet neile sindritele. Ja kahjuks me olemegi jõudnud sinna kohta, kus meie ümber ongi hästi palju valet ja selles mädasoos niimoodi orienteeruda, et sa kuskile mülkasse sisse ei kukuks, on paras kunst. Ja nüüd, kus on appi tulnud ka tehisaru, kus tehisaru loob seda visuaali, kus me täna saame veel aru, et kas suuliikumise järgi või mingi liigutuse järgi või miski läheb seal kaadris natuke nässu, kuidagi liiga sulavad kokku mingid kohakesed. Saame aru, et tehisaru tehtud, see on võlts. Aga see samune tehisaru, neil on juba olemas või kes seda jooksutavad, neil on olemas tase, kus sa ei tee enam vahet. Ja see on homne päev, kus see variant on juba kohal. Väga-väga professionaalne. Niimoodi, et sa ainult oma sisetunde järgi võid aru saada. Ja see sisetunne võib ka sind ära eksitada, sest see on ühenduses meil ajuga. Ja aju on selline mõttetasandil lihtsalt faktid. Nii. Aga see selline nagu enda seest, kui jõnks ikka läbi käib, siis võiks aru saada, et siin on mingi jama. Ja hiljaaegu jagati mulle sellist juhtumit, kus üks inimene pääses ära suurest petuskeemist, juba taheti laene tema kaela võtta ja nii edasi. Tänu sellele, et tal ei olnud seda digindust, tal ei olnud smarti ideed. Tänu sellele ei saanud neid asju teha temaga, mida siis need pätid plaanisid ja need polnud lihtsalt pätid, et jookseb mööda ja tõmbab sul käekotti ühes. Kõigepealt helistati Tervisekassast, oli vist terviseks, mingi terviseteemaline asi. Taheti mingeid toiminguid teha. Nii siis helistati pangast, et kuulge, et teil siin mingeid toiminguid taheti teha, et ohtlik värk, et kaasame politsei, siis tuli politseikampa, veebinet, siis videokõned, et sa räägid inimesega, politseil on munder seljas kenasti ja taustal on vapp ja aus värk on ju. Ja see kõik toimus väga kiiresti, 20-30 minuti jooksul ja siis hakkas vaist tööle, kui esimene emotsioon oli möödas. Sul on keegi, kes selgus, kas eelmine tahtis mind petta ja nüüd see on minu poolt ja see kolmas on ka minu poolt on ju, aga tegelikult kõik mängisid kokku. Ja kui see läks üle, see emotsioon, siis hakkas see sammune siit tööle ja andis märku, et midagi on mäda. Ja siis ta võttis ühendust pangaga ja siis selgus, et mitte midagi sellist pole olnud. Ja heakene küll, kui ta oleks selle kõige käigus mõelnud, midagi nagu ei klapi. Teed selle ekraani pildi siis sellest, kes sinuga räägib. Ja on võimalik näo järgi ära tuvastada, kes see petis oli, kes selles aktsioonis osales, kas see politseinik või siis see panga esindaja. Aga järgmine hetk keegi kuskil anonüümselt teeb selle visuaali valmis. Ja ongi see politseinik, kes sinuga seal videokõnes siis räägib. Ja sa ei saagi aru ja sinult petetakse välja see, et sa läheks alla mingi tarkvara, mis siis kaitseks sind pättide eest. Aga tegelikult see on see samuste pättide tarkvara, kus juba pääsetakse kõigele ligi, kus saabki sulle laenu kraassi tõmmata. Sa võid olla eluaeg elanud sükest. Ei, mina laenu ei võta. Kõik põhimõtted ja järgmine, et mul on laen. Ja see selline, kus meil ümber ringi on hästi palju seda silmamoonutust ja petet. Meil ei ole meedia, meil on mingi manipulatsiooni kaadervärk. Isegi alternatiivmeedias on see manipulatsioon sees, mille eest me juba tükk aega tagasi olen hoiatanud, sest kui mina oleks need pealikud, kes meil siin maailmas on tsentraalselt, siis mina mõtleks, kuidas jõuda ka nendeni, kes ei usu seda peavoolena. Ma lähen sinna alternatiivi sisse ja nad on seal kohal. Ja see ongi selline koht, kus me võime jõuda sinna, et ümberringi, sa ei usu enam mitte midagi. Ja siis sa jõuad kohta, kus sa ei usu enam ise ennast ka. Igaks juhuks. Äkki siin midagi petab. Ja siis me oleme väga õudsas kohas. Ehk siis hoida fookust, et minu sees on see punkt, mis juhatab mind vahepeal, on, ma ei tea, vaja üle kalibreerida ja ikkagi iseennast
jätkuvalt uskuda, usaldada ja isegi kui me eksime vahepeal, siis nendest eksimustest läbi põdeda ja minna edasi targemana, kogemuse võrra rikkamana ja ikkagi endana edasi elada. Mitte ennast ka ära tühistada selles hirmus, et äkki ma ka eksin, äkki ma elan valesti, äkki ma otsustan valesti. Ja äkki teised tühistavad, ma arvan, igaks üks ennetavalt tühistan ise, siis ei ole nii valus, kui teised ära tühistavad. Aga ärge kahelge endas, usaldage kõige rohkem ikkagi iseenda vaistu ja kui see vahest petab, andke andeks ja andke uus võimalus. Ja nii kas või elupäevade lõpuni. Ja siin on hästi huvitav see ka, kuidas inimene, kes tahab olla see hea, et nii üks räägib mulle seda lugu ja väga hästi räägib, ma tahaks teda uskuda, teine räägib täitsa vastupidi. No, see on väga kehva koht, kus olla, sest praegu, mida ma jälgin, on see, et Facebook, olgugi, et ma panin endale ajalimiidid, tund aega päevas maksimum, rohkem ei, lihtsalt läheb lukku ja rohkem ei saa. Sest ma olen meeletu infojanuline inimene. Ma arvan, et see on ka põhjus, miks ma kunagi läksin ajakirjandust õppima. Mulle meeldib informatsioon, mulle meeldib näha neid seoseid, mulle meeldib sellest ühest lausest minna kaugemale, et mul näid üks lause ees, aga mina juba oma mõtetega elan nagu sinna sisse ja see ei ole see, millest ma tahtsin rääkida. Ja siis uppudki sinna ära, kuidas on nii palju informatsiooni ja isegi kui sa tunned, et sa oskad seal need terad sõkaldest eraldada, siis on minu aeg. See on minu elu. Ja siis ma paningi selle limiidi peale, aga sellegi poolest ma olen jõudnud ära märgata selle, kuidas viimasel on nagu vaktsiinisõjad. Vaktsiinid on head, neid peab tegema, vaktsiinid on halvad, neid ei tohi teha, sest et vaata sellega juhtus see ja tollega juhtus too ja niimoodi, ma ei tea, kas täitsa kas või üksteise järel, ma ei ole niimoodi statistikat pidanud, aga on üks ja teine pool. Mina, kes ma olen teema endale selgeks teinud, mul on lihtne. Mina vaatan ühte infot, et ma näen nagu selle ja selle pärast läbi ja teist infot, kus ma lihtsalt tunnen kaasa nendele inimestele ja siiralt rõõmustan, et inimesed julgevad oma lugusid jagada. See on suur julgus. Ja siis ma kuidagi nagu lähen mööda sellest, aga siis ma hakkasin mõtlema, kas see, kes ei ole teemat endale selgeks teinud, ta näeb, et tõesti statistika näitab midagi muud. Ja siis tuleb järgmine nupuke, kus öeldakse, et ei, see on kõik vale, mis need vaktsiinivastased räägivad. Aga inimene, kellel endal näiteks lapsel tugev vaktsiinikahjustus, sa saad öelda kohta vaktsiinivastane, kui ta on usaldanud ja pettunud. See ei ole nagu vastane olemine, see on lihtsalt see, et info jõudis sinuni kahjuks hiljem ja sellise lõivuga. Ja siis ma mõtlengi, et tänasel päeval inimesel sellest tohuva pohus saada aru, mis on õige, mis on vale, sa pead olema väga omadega kodus. See tunnetuslik pool ja see julgus öelda, kuule, ma arvan, et see ei ole nii, nagu sa mulle praegu räägid. Ja siis ennast argumentidega ära palistada, kaitsta. Ja ma arvan, et tänane selline tohuvapohu natuke seda teenibki, et me hakkaksime rohkem analüüsima, rohkem kaasa mõtlema, argumenteeritumalt end väljendama, mitte nii, et ei pole nõus, aga kui sul vastasel on seal mingi laviin, tont teab miski müüset, et sa suudad siis talle ilusti väljendada, et miks sina arvad nii ja kui tema hakkab ründama selle asemel, et kuulata sind, siis jäta asi sinna paika. Siis ei ole midagi teha. Ja huvitav on ka see, kuidas kodusünnituse teemal ma olen näinud mingeid sükseid ründavaid, et sellel läks nii ja tollel läks nii, kuidas korjatakse kokku need halvad näited. Siis ma mõtlesin ise ka, et mitte ükski nagu pere ja kodu või ükski selline väljaanne, kes räägib sellistest laste ja pere teemadest, ei tulnud rääkima, et kuule Kertu, et räägi oma lugu, räägi, kuidas su kodusünnitused läksid. Aga kui mul läheks midagi nässu, siis me saaks ilmselt igast väljaandest lugeda, kuidas süüdimatud kodusünnitajad ja appikene haiglad on olemas, mis te teete. Aga see, kui positiivne kogemus see võib olla, ei saa ju rääkida, sest et see ei teeni seda meditsiinisüsteemi, need kodusünnitused. Ja häda on ka selles, et need kodusünnitajad suurema tõenäosusega ei vaktsineeri ka neid lapsi. Aga nende vaktsiiniga seoses üks statistika, mida ma tegelikult väga raske südamega jagan, sest ma tean, et siin meil läheduseski on juhtunud nii. Oktoober oli SIDS teadlikkuse kuu ja see SIDS on lühend, mis tähendab Sudden Infant Death Syndrome, see on siis imikuäkssündroom. Ja kas te teadsite, et 62,7 nende imikuäkssurma sündroomidest leiavad aset 3 päeva jooksul peale vaktsineerimist. 62,7% 3 päeva jooksul peale vaktsineerimist. 89,6% leiab aset 7 päeva jooksul.
ja 97% leiab aset 10 päeva jooksul. Aga äkiliselt need beebid niimoodi surevad ära. Jaapanis keelati ära laste mingis eas vaktsineerimine, puudub vajadus. Kui sul laps on ikkagi oma rinnapiima küljes, ta on sinu pere väljas ainult, siis kas või mingid hepatiidid, kus levibki süstle kaudu ja sugulisel teel, siis andke andeks. Jah. Ja selleks ajaks, kui laps peakski olema sellises kohas või inimene, kus ta võiks siis seda saada, see samune asi, mida talle manustati, täitsa nagu imikuna enam niikuinii ei kaitseks. Just enam, et anname võimaluse ikka loomulikule immuunsusele ja asun siis järgmise natuke valusa teema juurde, kuidas need samused gripivaktsiinid, gripp kadus ära, kui tuli COVID, maagiline. Siis siin, kui ma eelmises saates kasutasin ühte vana artiklit, siis sel korral jälle Ekspressi lugu aastast 2010, kuidas doktor Suurküla rääkis, et gripivaktsiinid on kasutud. Ja nüüd hiljaaegu üks ema kurtis, kuidas perearst polnud nõus ta lapsele gripivaktsiini tegema. Ja täitsa pahane. Nõme arst. Aitäh sellele arstile. Väliseesti arsti, Rootsis eleva sisemeditsiini ja töötervishoiu spetsialisti Jaan Suurküla arvates on seagripi pandeemiaks kuulutamine põhjendamatu. Siin on viited korruptsioonile ning ka vaktsiiniravimite kaitsetoime on küsitav. Ekspress.ee-ga ühendust võtnud doktor Jaan Suurküla, kes on varem Rootsi suurettevõttes ABB vastutanud töötajate vaktsineerimise eest ja vastavat problemaatikat hästi tundma õppinud, on veendumusel, et leidub tõsiseid põhjusi, et panna gripivaktsiinide väärtus küsimärgi alla. Olen varem tegelenud farmakoloogiaga ja nägin siis seest poolt, kuidas arstiroo ettevõtted süstemaatiliselt mõjutasid ja ostsid uurijaid, märgib Suurküla. Ta toob oma veendumuse põhjenduseks järgmised näited. Esiteks, doktor Anthony Morris, juhtiv viiruste ekspert ja endine FDA ehk siis USA toidu- ja ravimi administratsiooni osakonnast, vaktsiinide osakonna direktor, kes on öelnud, pole olemas tõendeid, mis kinnitavad, et seni arendatud gripivaktsiinidel on gripi puhul ennetav või leevendav mõju. Nende vaktsiinide tootjad teavad, et need on väärtusetud, aga jätkavad siiski nende müüki. Suurküla sõnul tegi doktor Morris uuringu gripivaktsiini kohta 1976. aastal. Uuring näitas, et vaktsiini efekt on nõrk ja seotud ohtlike kõrvalmõjudega. Siis, kui ta avalikult hoiatas vaktsineerimise eest, vallandati ta ja kõik tema uurimisdokumendid põletati ära, märgib Suurküla. Doktor Morrise hoiatustele vaatamata käivitati USA esimene massiline vaktsineerimiskampaania, mis peatati 10 nädala pärast tõsiste komplikatsioonide tõttu, kaasa arvatud raske närvihaiguse Guillain-Barré sündroomi tõttu. Ja selles artiklis on kenasti viited juures siin ka selle kohta, see samane, mis doktor Anthony Morrisega toimus. Teiseks toob ta USA Tervisehoiuministeeriumi uuringu gripivaktsiinide kohta 2005. aastal. Tulemus: mitte ühes vanusegrupis üle 65 aasta ei leitud seost suurema vaktsineerimiskatte ja väiksema suremuse vahel. Uuringud, mis on leidnud, et vaktsineerimisel on mõju, on olulisel määral üle hinnanud vaktsineerimise kasu. Jälle allikas kenasti juures. Kolmandaks, doktor Thomas Jefferson, maineka erapooletu uurimisasutuse Cochrane Collaborations vaktsiini uurimise osakonna juht, kes tegi ulatusliku analüüsi kõikide gripivaktsiinide uuringute kohta. Tema järeldus inaktiveeritud ehk tapetud viirustega vaktsiinide kohta. Inaktiveeritud vaktsiinide efekt on väike või pole olemas. Siin jälle allikas juures. Jefferson leidis isegi, et mõned uuringud vanusegruppide niinimetatud kohortide kohta olid ilmselt võltsitud. Neljandaks ütles Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee tervisekomitee juht dr. Wolfgang Wodarg, et Maailma Terviseorganisatsiooni ehk WHO poolt algatatud gripi niinimetatud valepandeemia on üks kõige suuremaid selle sajandi meditsiiniskandaale. Wodangi sõnul nimetati leebet grippi põhjendamatult pandeemiaks, mis tõi kaasa suuri kasumeid vaktsiinitootjatele. Allikas kenasti juures. Doktor Suurküla ütleb, pandeemia eesmärk on olnud kaitsta maailma kardetavate infektsioonide eest rahvusvahelise koostöö loomise läbi. Aga WHO presidendi Margaret Chani uus definitsioon, mis tähendab, et iga rahvusvaheliselt levinud infektsioon on pandeemia, kas kardetav või mitte, kaotab ära respekti selle mõiste vastu ja on sellepärast selgesti kahjulik ja lisaks mõttetu. Ja nüüd, kui me oleme selles globaliseerunud maailmas, kus sul on 30 eurot ja vaba päev, mine lennukiga siia kuhugi lähedale Euroopasse, no ilmselgelt kõik levib. Ja ka need lihtsamad asjad, aga kui see lihtne asi ka juba levib, mingi kergesti põetav asi, kui ta on juba nii-öelda suuremalt liikvel, siis öeldakse pandeemia, isegi kui ta on miski, mis on kergesti põetav.
või lihtsasti ravitav. Pandeemia puhul on WHO-l õigus nõuda, et riigid viivad läbi rahvuslikud kampaaniad infektsiooni piiramiseks, kaasa arvatud massilist vaktsineerimist ja ennetavate rohtude väljajagamist. See uus reegel kindlustab miljardilisi sissetulekuid ravimitootjatele, kuna iga gripi või muu rahvusvaheliselt levinud infektsiooni puhul tulevikus peab WHO välja kuulutama pandeemia hoiatuse ja sellega nõudma, et iga riik viib läbi terve rahva kaitsmise. Siin on jutumärgid kenasti ravimifirmade toodete abil. 5. Viitab Suurküla Rootsi ajaleheta Svenska Dagbladet artiklile, kus kirjeldatakse, kuidas Maailma Tervishoiuorganisatsiooniga, WHO-ga seotud võtmeekspertidel on sidemed ravimitootjatega. Skeem ka artiklis juures. Doktor Suurküla arvates ei ole enamik vaktsineerimisuuringutest tõendatud vaktsiinide olulist kaitsvat efekti. Sellepärast on põhjust kahelda, et need 3-4 uuringut, mis on teatanud suuremat efektiivsust, on võltsitud, ütleb ta. Suurküla järeldus on põhjust panna gripivaktsiinide väärtus küsimärgi alla. Vot nii. Ja mida meile läheb, ma ei tea, EMO järjevars, ma hiljaaegu pidin seal käima, siis ekraanist muudkui näitab, kuidas ikka vaktsineerida, või reklaam käib Maximas, sa lähed kõrva muudkui sealt kõlarist, räägib sulle, et oi, et mine arsti juurde, vaktsineeri ennast, lapsega arsti juurde. Ja see samune seal EMO-s käiks oli ka selline endale nagu huvitav kogemus, kuidas hirm sai minust võitu. Ja kuna see puudutas last, mulle eelviimast last, siis ma kuidagi tundsin, et ma ei taha olla see, ei, kõik on looduslik, kõik on naturaalne. Kui meil on olemas see võimalus, et ma saan minna, et veenduda, et siin ei ole mingit veremürgituse ohtu, ma kasutan seda meditsiini võimalust. Mitte, et ma ei nui neljaks, mina arstide poole ei astu sammuga. Ja mul viimane laps ei ole elu sees ühtegi arsti näinudki. Aga kui peaks olema mingi vajadus, siis ma ei ole see nui neljaks, et ei, ma saan ise hakkama. Sest mingites kohtades see sammun, et ma võin ka olla endast mööda pannud nii, et ma vajan juba kõrvalist abi. Sest olgem ausalt 4 lapse kõrvalt ja kui tahad veel endast ühiskonnale ka mingit sellist panust anda, selle informatsiooni jagamise näol näiteks, mis on ka justkui istu maha ja räägi. Aga kui oled öösel nii palju tunde maganud, et on tunne, nagu oleks kella 5 hommikul pidutsenud ja kõik kokteilid pole kehast veel välja läinud, siis see lugemine iseenesest ka juba pole midagi väga lihtsalt. Ja ma ei taha teie haletsust, vaid ma lihtsalt palun, et andestaks mulle need kohad, kus mul keel on pehme. Ei, ma ei pidutsenud hommikul 5 ja alkoholi sellises olukorras, kus on vaja üks väike inimene elule kasvatada piima abil. Ei ole variantki. Ja siin neid näiteid veel, kus meile tänase päevani surutakse peale mingeid asju, mis on head, vajalikud ja nii head, et kohustuslikud. No see samune Bovaeri näide, kuidas Taanis kästi kasutada Bovaeri ja lehmad hakkasid surema. Ja siin vaikselt hakatakse seda ära keelama, sest et see lihtsalt kuskilt on midagi lühises. Ja ma ei mäletagi, mis riik see oli, mis ära keelas. Igatahes kuskilt maalt on ikkagi võimalik nendele absurdumitele vastu hakata. Ja kas või kohalikul tasandil, samune Nursipalu näide meil, kui MTÜ ei oleks inimesi koondanud enda eest seisma, siis ma ei kujuta ette, mis seisundis me täna siin linnas oleksime omadega. Ja nüüd oleme jälle sellises skisofreenilises olukorras, kus seesama arenduskeskus, kes maheala, Euroopa maheala jagab aknatoetusraha. Sest et kõikidest NATO relvaliikidest laskmine ja mahe käivad kokku. Ja siin oli hiljaaegu olukord, kus ma loen ette selle MTÜ meie Nursipalu lehelt. Eelmisel laupäeval oli piirkonnas kõrge müra, nüüd laupäeval taas. Ja kohtus väitsid Vabariigi valitsuse esindajad Jakob Soo ja Triipan, et kõrge müraga harjutusi on 1-2 päeval aastas. Müra modelleerimise uuringu kohaselt on need sellised müra olukorrad, kus kõrge müra levib mitme kilomeetri raadiuses. Joonis on ka juures. Kumbki paraku ei osanud kohtule selgitada, kus laskmisi enamasti tehakse, aga väitsid, et kaugemal kui 4 kilomeetrit pole inimestel üldse põhjust kaevata. Ja et selle 2 korda aastas kannatab ära. Tegelik olukord on aga hoopis teine, kui kohtule püütakse tõestada. Näiteks eelmisel nädalavahetusel teatasid inimesed ka circa 30 kilomeetri kaugusel häirivast mürast. 4 kilomeetri raadiuses, kuhu jääb 100 kodusid, maa taas väriseb.
Ja kas tänasel päikselisel laupäeval on õues mängivatele või magavatele lastele sellised keha läbistavad lööklained ohutud? Kaitseväelasest kommunikatsioonispetsialist Sander Mändoja kirjutas järjekordselt Nursipalu vastu mingisuguse häma kokku. Ja see mäng käibki niimoodi, et kohalikud ütlevad, et kuulge, et see ei ole okei, te valetate. Ja siis on Kaitseväel kommunikatsioonispetsialist, kes lihtsalt toorelt paneb sinna mingi häma otsa. Ja juhtus selline kentsakas lugu, et üks selle grupi liige proovis jagada seda, mis Mändoja oli kirjutanud, aga Facebook ei lasknud, ütles, et see on rämps sisu. Et Facebooki algoritmid, nad ei olegi päris siuksed. Totud saavad aru küll, oskavad analüüsida vist, ma ei tea. Igastahes, nüüd oli ka selline juhtum, kus öösel, südaöö paikus, kella 3 paiku, inimesed ei saanud magada, sest mingi möll käis, masinad sõitsid majade lähedalt. Ja mitte mingit infot ei olnud selle kohta ja siis selgus, et oli unustatud öelda, et täna ööselt ei maga. Ja miks ma sellest räägin? Just rääkisin meditsiinist, meenutan eelmist saadet. Need asjad on omavahel kõik seotud. Pangandus, militaar, tervishoid, kõik on ühe mängu. Lihtsalt osad, mis mängivad kokku sellesse mängu. Meil on vaja seda mõista, sest muidu võibki öelda, et kõige vastane. Sa oled kõige vastane, aga kui kõik see on meie kahjuks ja ma ei ole selline, kes otsiks konflikti, aga teate, kui mina olen sihikul, siis see, kes mind sihib, on minu jaoks vaenlane ja ma pean ennast vaenlasest kaitsma. Ja Jumal hoiab ka neid, kes ennast hoiavad. Ja kui ma usun sellesse, et on kõrgem jõud, kes meie eest hoolitseb, siis ma arvan, et seal kehtib see sama reegel, et sa pead ise ennast kõigepealt hoidma, sa pead sellele jõule näitama, et ma olen hoidmist üldse väärt ja sellepärast ma ennast hoian ja palun olla lahke. Sinu selle suure jõu toel on koos parem. Ja kui me need omavahel ka inimesed hoiame kokku, leiame seda ühisosa, siis nii naljalt meid murda ei saa. Ja selle võidurelvastumise taustal on täiesti siuke, ma ei teagi, kas naerda, nutta, karjuda. Äripäeva analüüs. Trump ja Vance on valmis Euroopa hävitama. Aga liitlased, et oot. Mida? Ja see kaitsevägi meil harjutab. Heakene küll. Aga see võidurelvastumine, mis siin toimub ja see, kuidas meile sisendatakse, et me alistame selle Venemaa ja meil on tuhandeid liitlasi, oot, Trump ja Vance on valmis Euroopa hävitama. See on Äripäeva analüüs. Siim Kallas ütles ka, et Trump ajab Venemaa asja. Oot. Aga liitlased. Ja hiljagu Varro Vooglaid käis ühes saates välja, ma ei mäleta saate nime, aga Markus Järviga koos nad istusid, ma taustaks kuulasin. Varro käis välja mõtte rahutsoonist, et see piir jala, siin on rahutsoon, siin ei ole mingit sõdimist, sest muidu me olemegi siin nagu mingid platsdarmed ühelt poolt sinnapoole, sealt poolt tännapoole ja me oleme siin lihtsalt vahepeal, mõistlik on siis üldse jalust ära minna, kui see on see plats, kus keskel kokku saadakse, madistatakse. Aga kui ma olen siia sündinud, kui ma olen mitmendat põlve siin elanud, siis siin on minu juured, siin on minu vägi. Ma ei saa sellega kaasa minna ja see on ka juhtumid, kus inimesed kolivad, muudavad elukohta, lähevad ära, sest seal eelmises kohas oli paha ja kui sa lähed selle tunde pealt, et mujal on parem, siis see, mis sind eelmises kohas häiris, võib selle uue paha kõrval tunduda täitsa mõttetu või see samune paha tuleb mingil uuel moel sulle järgi. Ehk põgenemine ei ole lahendus. Oleneb muidugi olukorrast, et kui sa ikkagi näed, et meteoriit on su poole teel, siis astu kõrvale. Aga need on sellised, see on natuke pikem seletamine, kuidas mina soovitan seda ära tunda, kas sa põgened või ratsionaalselt otsustadki nii, nagu on sinu huvides. Aga need selliseid asju, kui inimene ütleb siiralt välja, et see peaks olema rahutsoon, see on meie kõige huvides. Issand, kuidas naeruvääristatakse. Mis ta ütles, näedab, et me oleks kaitsetud ja läks siuke lärm lahti. Ja siis need samad, kes Varro kallal tõmbavad, mingu vaadaku enda lehele, aasta tegu oli mootorsõiduki maksu jõustamine, siuke kena karikatuur juurde tehtud ja see samune Maksu- ja Tolliamet logo näeb välja sinikollane, mis andis ka vihje, kuhu see mootorsõiduki maks läks ja kiideti, et inimesed ikka saadi nii maksma. No, sa ei saa sinna keskkonda sissegi minna, kui sa ära ei maksa, kui ei võta seda teatist vastu, et sul on nüüd see kohustus.
ja siuke nagu, kuidas ma ütlen, tuleb pätt, väänab sul käed selja taha, valus on, valus. Ja siis ta ütleb, raha siia ja siis sa annad teise käega kõik, mis sul on. Ja siis ta pärast kiidab, et väga tublisti tegid koostööd, väga helde oled, väga lahke oled, aitäh, järgmise korrani. Ja nii see mäng käib. Ja siin oli veel üks huvitav artikkel, mida mõtlesin jagada teiega, mis oli Õhtulehes, aga sisuturunduse märgiga. 20. novembril Rail Baltica toob Kohilasse suurarenduse. Uue jaama kõrvale kerkib ligi 0 energia korterelamute kvartal. Ma loen siit need pealkirjakohad ette. Kohila Alevi välimus hakkab lähiaastatel oluliselt muutuma. Tulevase Rail Baltica jaama naabrusesse rajatakse uus elamukvartal, kuhu kerkivad ligi 0 energia korterelamud. Kohila vallavalitsus ja BSB Capital sõlmisid lepingu tööstuse 29A arendamiseks, mis võiks vallajuhtide hinnangul kujuneda viimaste kümnendite mõjukaimaks kinnisvaraprojektiks piirkonnas. Ajalugu kordub, raudtee kujundab Kohila tulevikku. Kvaliteetsed kodud muutuval tööjõuturul. Vallale vajalik kasv. Ja mina mõtlen, et sisuturundus, Rail Baltica, kohaliku omavalitsus on sisse see asjaga seotud, kuskilt lekib raha täiega. Ikka nagu ropult lekib. Lekib ja haiseb, et lekib. Ja mis me sellistel puhkudel saame teha, kui miljonitega lihtsalt üle meie peade lennatakse? Siin ei olegi muud seesamune, mida ma olen esile toonud, lihtsalt kohalikud inimesed koonduvad. Lihtsalt koos arutavad kohapeal toimuvaid asju, peavad nõu, mõtlevad võimalikele lahendustele ja see ei ole niimoodi, et meil on nüüd üks vastus kõigele. See ongi siuke nii-öelda custom made ehk siis iga olukorra põhiselt, siis juhtumi põhiselt. Mõtleme, mis nüüd saaks, mis võiks meid aidata. Ja poliitikat tänasel päeval ei ole lahendus, sest kui me näiteks poliitiliselt moodustame mingi jõu, mis on väga tugev, tänasel päeval võidaks, siis sekkutaks ja öeldaks, Venemaa mõjutas tulemusi või mida iganes ja korraldataks teistpidi. Neid näiteid on meil siit värskest ajast küll. Või siis pandaks keegi kinni istuma. Et see mäng tagasi pöörata nii, nagu oli kuskil tsentrist juhitul vaja. Tsentrist juhtijatel vaja. Et see selline poliitiline koondumine mingis plaanis, et see ühtemoodi mõtlevad inimesed oleksid koos, on hea. Aga tänasel päeval on neid selliseid poliitilisi koondumisi hästi killustatud kuidagi, kui need omavahel kokku võtta nende ühiste põhimõtete alusel. Heakene küll mingites osades natuke nagu läheb saagimiseks, aga see ühine eesmärk on üks, leidagi see kandev ühisosa ja siis nendest killukestest kokku panna selline kaunis, särav, võimas mosaiik, et kui on see õige aeg, täna veel ei ole see aeg, siis saab Eesti jälle Eesti maaks. Mitte mingi tühi süda, kus kõik on oodatud, kõik on tulge aga, sest meid eestlasi ongi järjest vähem. See, et meil on iive selline, nagu ta on, see üksinda, ma arvan, kui see olekski nagu selline, kuidas ma ütlen, lihtsalt ongi sellised põlvkonnad, kus on ette nähtud, et sünnib vähem. Ja see võib luua mingit teistsugust kvaliteeti, näiteks kui kõigil emad ei ole 6 last, et siis nad saavad kuidagi teistmoodi ühiskonda anda oma sellist osa, oma naiselikku sellist käekirja juurde, mis iganes. Aga kuna tänasel päeval sünnib vähe ja asemele tuuakse väljast poolt väga palju teisi, kes hakkavad seda eestlase olemust ikkagi õõnestama, kahjustama, sest see, kes tuleb võõrana, ta ei hoia seda kohta nii nagu kohalik ja see lõpuks hakkab kahjustama ka kohalike moraali ja seda hoidmist, sest kui sa näed, et teised sülitavad sellele, mis sul on püha, sul mingi hetk on juba väga raske endas leida jõudu, hoida seda, mis on kuskilt poolt toetatud, saama hävitatud. Et selles plaanis ma olen päris mures toimuva osas, aga ma arvan, et kõik on veel võimalik, kuni on veel eestlasi, kes on valmis seisma selle maa eest. Ja see, et tänasel päeval poliitikaga pole päriselt võimalik midagi veel ära teha, sest väljast poolt sekkutaks, kui koha peal hakkaksidki inimesi esindama, rahvasaadikud, päriselt esindama, mitte mingit tsirkust tegema,
siis sekkutaks ja see oleks suur oht, sest meid niigi on üsna vähe neid, kellel on see julgus teha midagi, mis seab sind ennast ohtu, kas või sinu maine, on ju, ja lihtsalt need koristatakse ära ja mis siis edasi jääb? Jäävadki need, kes ei julgeks enam, isegi kui nad kuskil tundsid, tahaks ka nagu nii julge olla, nende julgus natuke võib närbuda sellest, mida nad näevad, tegelikult ei taha, et endaga nii läheks. Ja selles plaanis meil tulebki oodata seda õiget aega. Ja praegu sellistelt kohalikul tasandil omavahel hoida sidemeid, olla üksteisel toeks, stiilis küpsetan sulle leiba, sul on kanad, aitäh munade eest. Ja mitte see, et täna ma ju saan poest osta leiba, ma saan poest osta muna, aga see selline omavahelised tehingud, need aitavad hoida kas või seda leivaküpsetamistraditsiooni, et sa teedki hästi võimalikult puhtast toorainest endale leiva, milles ei oleks kohal kummiti igasugu muid asju, mis tegelikult ei lase sellel toitainetel üldse imendudagi ja see, et keegi peab kanu. See on ka täitsa teine kvaliteet, aga just see, et selle käigus me hoiame mingeid asju elus. Kes kasvatavad ise toiduaineid ja on valmis neid teistele müüma või vahetama ja nii edasi. Aga taha ei tämpa väga pikkas minna. Ütlesõnaga meil tuleb löydada ütisosa, kokku hoita ja kipun nagu võtta elu säänse nagu uudishimuga, et ongi sääne aig, väga põnnev. Ja ma püve ega hummok ja õdak, et ta säänsid nagu võimlemisharjutuisi. Ja kuna ma esi oli väga loominguline ta kotuse pealt, et nüüd ma vinnutan nii ja nüüd ma pingutan nii, siis ma kulle YouTube'ist neid oppuisi. Ja sest seal on väga huvitava lähenemise, tuhandit inimisikin ja seal laatva üles oma videoid. Ja sest seal üks naane tämpe hummoku ütel, et ja nüüd ütle oma tämpetse päeva taotlus, et mida sa tämpetsest päevast tahad. Ja mul on olnud ulli muudu kipu nätel ja tämpe on ka selline väga tihtse päiv. Ja siis ma mõtlen, et ma jääs jälle, et kõik lääs hästi, et lihtsalt saasi tettu kõik, mis ma pea tämpärt tegema. Ja siis ma mõtlen, päriselt tuju ei rahulda minna. Et kui ma tämpe õdaku lähen magama, ma võimelt siia mõtlen, kui ma tämpe õdaku lähen magama, ja ma mõtlen, et jäiki ellu ja saiki kõik tettu, sest too oli midagi, mis and mu hengele taht nagu hääd tunnet. Ja siis ma sai arvu, et ma taha tämpät see päeva olla rõõmun. Et mul on rõõm olla, rõõm tetta kõiki neid asju. Ja siis ma kuidagi tundsin, et määnegi vägil läts mu sen tüüle, et ta ongi ta vastus. Midagi muu seest mure ja hirmu päält tulli üles ja tänu toole naasele ja ütel mulle, et ja nüüd määnegi taotlus tämpätse päeväses. Ja siis ma tundsin, et kui sääne tsillo kõne asi või anda täveste tõse hingemise kõigile näile asjule, mida ma tämpätse päeva joosul peatari jõudma. Ja nüüd ma tunnegi, et ma tahan taad kõike teeta rõõmuga. Alla tuu ma ei lepi. Esikik on väga rasse, ma tahan tunda rõõmu ka taast raskusest. Aituma kullemast ja järgmise kõrrani. Saade on salvestatud 2025. aastal.